Tšauki, tšau! No nii, oh my god! Ma mõtlesin, ma olen Mait praegu, ma ei ütle mitte midagi, et äkki teist keegi alustab nagu. Loota kohe, no nii! Ma kasutasin võimalust. Jaa. Mul oli ka see kiire pius. No nii, me oleme tagasi. Üle pika aja me oleme tagasi. Viimaseks episoodiks hetkel. Või noh, vähemalt paneme selle uue hetkel kinni ja siis vaatame, mis edasi saab. Et mis meist saab. Väga ei oska siin kuidagi olla. Ära ole siis. Uks on seal. Kanahu. Mul ongi jalaruumi vaja. Ära muretse, ma editin suu välja, vaata siit. Vot seda pulli ma tahaks näha, kuidas sa minu välja editid. See on väga lihtne. Ma panen selle siidi pildi siia siis heli tõmban nulli. Siis ma olen üksinda siis siin või? Jah. Sind ei ole ja teda ei ole ja... Sorry, ma pean kaamerat natuke liigutama, et siis Jonna oleks lihtsalt esiplaanis, vaata. Noh, et olete siin siis jah, mis me see niipidi filmime? Kas niipidi? TikToki see formaadis. Kohe TikToki üles, noh. Ei pea midagi lõikama hakkama pärast. Savai. Teeme nii. No, aga mis me teinud oleme siis? Jonna oli sünnipäev. See oli nii stressirohke, ma mõtlesin, et... See muidu ja haigeks kohe peale, kui see sünnipäev läbi sai. Jaa, sõna otsus mõttes. Nagu sünnipäev oli väga tore, põhimõtteliselt pool oli üllatus, pool oli, mida ma teadsin. Aga ma ei tea, kuidas ta teada sai. Ei no, see on see, et ta välja rääkis, vaid see oli ka see, et ma ise andsin ideid, mida nad teha võiks. Jaa, ei tea, kuidas ta teadis mõnda asja. Kas me nüüd võime ta välja kattida või? Ei. Ei või. Aga jah. Et ja selles suhtes põhimõtteliselt oligi nii, et õigel päeval, 29. läksime siis Airbnb-sse, mis tüdrukud võtsid siis. See oli see 29. oli juba omamoodi seiklus, noh. Selle Airbnb saamine või et see jääks oli puhas seiklus. Ma ei tea, mitu välismaa kõne ma pidin tegema selleks. Oot, sellepärast mu telefoni arve oligi nii raisk suur. Mis sul oli? Ma mõtlesin. Mul tuli mingi välismaa numbrite peale tuli raha juurde, mis küsis, kus see tuli. Ma ütlesin, ma ei mäleta, ma ei tea andnud. Nüüd ma tean, kus see tuli. Airbnb, no. Arvatan. Okei, aga ja põhimõtteliselt läksime sinna, siis mu paar sõpra olid seal, üllatasin, et nad olid seal valmis, aga no ma teadsin, et nad on seal, see ei olnud väga raske ära arvata. Seda ma ei öelnud talle ette. Asta ma arvasin ise. Ja siis nad seal võtsid meid vastu ja õnnitlesid mind ja siis me sõime sushit ja mängisime kaarte, mis oli väga tore oli ma sõpru näha ja nagu, noh, selles mõttes üle pika aja nagu olid seal veel ka sõbrad, keda ei olnud näinud nagu terve suvi. Ja üks mu väga hea sõber kahjuks ei saanud tulla. Ta kirjutas ka, või noh, sõbranna kirjutas, et tal on nii kahju, et ta osaleda ei saanud ja mul oli ka väga kahju, et ta ei tulnud. Aga no see ei ole mu viimane sünnipäev, nii et nagu saab ennast uuesti. Ja siis on minu jaoks kõige olulisem sünnipäev, sest 22 on mu õnnenumber, nii et võt. Ma võtan pensioni selleks ajaks välja. Ei no kas nagu raha või siis, et sa lähed nagu pensionile? Pensionile lähen. I'm gonna retired. Retire. Ja siis me läksime see on nii äge see Ken, meie armas Ken, kes meil on siin hooaegadest läbi käinud siis, või hooajast, siis ta laulis mulle kitarril, no rebase Jaan ka, nii et no ta laulis ka, aga ega ta ikka soovib. See kõlas praegu niimoodi. Ta laulis ka, aga nagu räägime ikkagi siin, et nad olid mõlemad armsad, aga Ken vist panustas natuke rohkem, mulle tundub selles suhtes, et ta tegi rohkem laule. Aga noh, kes oskab, see oskab, vaata, see on... Oma panustaja või osavustaja peab panustama. Ei, jah. Nii et jah, vot. Ja siis läksime Hollywoodi, oli ju. Meil oli VIP-laud Hollywoodis. Jama oli see, et Hollywoodis oli sel ajal 16 pluss pidu, mida me ei pannud algusest hääle. Mina isiklikult ei pannud algusest hääle, kui ma ütlesin, et me võiks sinna minna. Me läksime sinna tegelikult üldse sellepärast, sest meie sõbrad esinesid seal. Ja need fucking sõbrad ei suutnud mulle soovida sünnipäevaks isegi palju õnne. Ja kõige parem oli veel see, et meil oli nendega kokkulepe või noh, ühe kokkulepe, et nad soovivad laval Jonnele õnne. Ta ütles, jaa, davai, nii lahe, teeme ära.
ja siis, kui see päev käes oli ja nad pidid just lavale minema, siis ma kirjutasin, et soovite õnne, eks. Ai, me ikka ei saa. Ja pärast seda ta ei vastanud mitte kordagi mulle. Ja mulle tulnud isegi järgnev päev, nagu mu õigel päeval isegi õnnitlus nende tema poolt nii-öelda, mis on nagu fuck you, ma tulen ekstra sinu pärast sinna põhimõtteliselt, teid kuulama teile kaasa elama. Ja me oleme algusest peale kaasa elanud neile. Kohe, kui esimene laul välja tuli, siis me kuulasime ainult seda. Jaa. Ja siis saame sellise asja vastu. Jah. Siis elu näitab hästi ära, kes on sõber ja kes ei ole. Seda oli väga hästi sealt näha. Nii et ja, aga no mis sa teed? Võta näpust, noh. No ja siis me olime seal ja siis järgmine hommik läksime ühte kohta, millest ma vist väga rääkida ei saa hetkel veel. Jah. See on üks projekt nii-öelda, millest Bella saab kunagi rääkida. Jah, seda näete ka mu Instagramist mingi hetk. Jah. Ma pidin sinna väga vara kohale minema. Ole vait, ma läksin 2,5 tunnise unega sinna kohale. No seda ma tean, et sa läksid väga tubli, aga ma ei arva, ma pean sünnipäeva hommikul mingi 8 või 7 üles ärkama jumala juua täis alles. No, ja väga paha oli olla. Ma läksin ka kohale, ma igaks juks ütlen pärast. Ja siis me käisime seal ära ja peale seda ma pidin veel kooli minema, mul oli hästi kehvasti, mul oli täpselt 29, 30 ja 31 olid koolipäevad. Ja siis me läksime kooli, mina läksin kooli, olin seal 2 tundi ja siis tulin ära, siis me läksime siis koju korra ja siis peale seda tüdrukud ja kõik mu vanemad ja vennad läksime siis pildistama, tegime perepilte ja värki-särki, nad olid väga nunnud. Ja meil ei olnud üldse nagu, ei ole peres perepilte väga või nagu omavahel pilte, ma ei tea, mul oleks vendadega pildid või ema-isaga pildid, hästi vähe. Enamus pildid on alati tehtud siis, kui kellelgi on silm jumala kuradi krõlli joodud nii-öelda. Et ei kalbu. Kõige paremad pildid ikka. Ei, need on just kõige paremad pildid Facebooki seinale, vaata. Nagu MC-d panevad. Ja pane vastu, vaata, nagu vanemad on alati pannud. Minu vanemad üliudune. Täiesti. Fotoliga käes veel, jah? Jah, nii on. Ja siis peale seda me läksime mu lemmikkohtusema, selleks oli siis Rado. Jah. Ja siis peale seda seal me olime paar tunnikest ja siis tüdrukud ütlesid, nüüd me peame minema. Ma olin nagu okei, istusime siis autosse, mina ja siis tüdrukud, vanemad ja need läksid koju. Siis hakkame sõitma kordi Narva poole. No mida pärast, vaatame, mis värk on. Ma ütlesin, kui me homme kooli jõuan. Ja sõidame, väljas on pime, sombune ilm. Lõpuks jõuame kuskile kuradi metsatukale. Mõtlen, no nii, nüüd läheb vägistamiseks ka. Yes, milline sünnipäevakink. Et kuidas nad küll selleni jõudsid, et see võiks Jonnele meeldida. Täitsa napakad peas. Ja siis lõpuks seal oli nagu hunnikuga autosi, nagu konkreetselt kõik ralliautod. Ja siis ma ei nagu, mis siin toimub, aga nüüd nagu kõik koos või hakkame vägistama, mis toimub nagu reaalselt. Süda hakkas puperdama ja... Täiesti nagu, või hakkame mingi autodega ralli sõitma, värki. Bella on roolis ka veel. Ja maksimusega. Et ja siis lõpuks tuli välja, et siis Bella isa poolt siis sõber. Mis ta nimi oleks meelest? Margus Murakas oli. Tema siis tegi mulle ralliautoga siis sõitu, mis oli väga äge. See kusjuures ei olnud isegi nii kiire, kui ma arvasin, aga ta oli äge ikkagi. Nagu ma pidin oma kooliajased pingul hoidma, et ma välja näeks sealt, sest kui ma oleks lõdvaks lasknud, siis ma ei oleks nagu mitte midagi välja näinud. Ma oleks lihtsalt mingi all olnud, aga ma ei näe mitte midagi, ma pidin nagu veits niimoodi tegema. Ja sa pead nagu pinges hoidma ennast täiega ja lõpuks see sõit sai läbi, see on nagu... said korra lõdvaks lasta ennast. Mul läks endalt süda pahaks, kui me seda ootasime seal. Mõtlesin, ma ise ketin täis seal sõna otsa mõttes, sest et see võttis nii kaua aega esiteks. Või me pidime hästi kaua ootama, siis Jonne küsis 1000 küsimust minutis. Et mida, kus, mida, millal. Ja siis see 2,5-tunnine uni hittis ka. Nii et jah, see oli selles mõttes huvitav võtta, aga see oli väga äge selles suhtes kindlasti, kui kunagi kellegi võimalus on, tehke ka läbi. Ma sain isegi ise käiku vahetada, kui me tagasi sõitsime, ma õppisin nagu käiku vahetama mingi plõks ja plõks ette ja plõks taha ja võt. Ja siis me sõitsime koju ja that's it. Jah. Sisukas päev oli. Ei no täiesti nagu ühest kohast teise, järgmisse kohta siis. Ja järgmise päeval oli see palavikku jäänud põhimõtteliselt juba või midagi siukest. No ilmselt pingelangus ja said külma ka võib-olla.
siis ma olin haige. Põhimõtteliselt terve nädal aega. Ja. Ma olin kodukontoris, siis kodus, minu kodukontor nägi välja siuke, et ma tegin ühe kõne, siis ma läksin surin voodis, mul oli halb olla, siis ma tegin järgmise kõne, siis ma surin voodis, mul oli halb olla. Aga tegin ikka paremad tulemused kui teised haigena, so. Suck that, ma pean tihedamini haige olema vist, kui ma tööd teen. Sest no ei saaks sama öelda, et mul praegu terve tulemused nii head on. Ei ole siis või? Eile istusime jälle viiruste seas. Kõik seal. Äkki see on lihtsalt see kuu on? No septembrikuu pidi ka olema tulemuste koha pealt halb seega. Šega jammu. Mis me veel tegime? Aga mina ei teinudki rohkem midagi, ma olen haige olnud ja see suht ongi kõik. Jah. Nii, ja siis meie Lottega mõtlesime, vaatame ja ennast peeglis ja mõtleme. Küll me ikka oleme paksud. Konkreetselt nagu ma näen, et ma olen paksemaks läinud, kui ma tavaliselt olen olnud. Ja mu kool ka näitab seda. Lähed poodi, vaatad, et okei, see tavapärane, see number pükse ei lähe. Ei lähe jalga nii hästi nagu tavaliselt läheb selle nagu okei, midagi valesti. Lõualott põhimõtteliselt nii kalla või kuskile vaatad, siis vaat nagu okei, see ka ei ole hea vaata. Et jah, nagu tissid lähevad suuremaks, see on hea vaata, aga nagu teises osas ei ole hea. Nii et jah, võt. Mul lähevad suuremaks või väiksemaks. Aga siis me võtsime otsuse vastu sellise, et ma ei tea, fuck it, proovime, võtame eratreeneri endale. Kõik on uus septembrikuus. Jah, just. Ja saimegi endale ülitoreda personaaltreeneri, kes siis aitab meil toitumisega tegeleda, ehk siis meie menüü on täiesti muutunud. Mitte see, et me sööks nüüd väga-väga palju tervislikumalt, vaid pigem me jälgime, mida me sööme ja me nagu, meil on nagu kindel kaloraaž välja arvutatud, kui palju päevas me hetkel võime süüa. Ja siis, et tahaks mitu toidukorda ja... Jah, täpselt. Et meil on jah hetkel niimoodi ja käime siis jõusaalis 2 korda nädalas, ma ei jõua rohkem, sest mul on täis töökohaga töökoht ja Lotal on kool ja pluss me peaks podcasti tegema ja bla, kõike muud ka ja siis veel jõusaali ka 8 tunniks jõudma, no ei lihtsalt ei jõua seda, ei ole seda aega nii palju, et rohkem teha seda. Et hetkel võtsime missioonid 2 korda nädalas. Ma käin ikka iga päev, mul juba muskel tuleb. Kindlasti sul, ma räägin musklite pingutamise asemel tuleb püks. Tuleb muskel. Ja kindlasti. Nii et ja siis jah, võt, mis veel. Igatahes see on, me oleme alles 2 päeva seda teinud, aga see on olnud väga põnev. Ma vahepeal olen mõelnud, ma killin Eevaluta konkreetselt ära. Ma olen tundnud seda. Esimene päev oli see tunne, et tead rohkem vist ei olegi vaja. Ma mõtlesin, et me sõbrad ei ole lõpuks, kui see asi läbi saab. Et Evalut oli varsti juba peaaegu pisarates põhimõtteliselt, sest ma olin nagu, küll noh, saad aru või ei saa, mis tegema peab, nagu ma teen süüa, saa aru, mis tuleb nende numbritega teha. Tee ka midagi raisk. Jah. Õnneks mind ei ole seal. Võt. Et jah, see on olnud katsumus, algus ongi alati raske. Ja ma ütlen ka ausalt, raske on selles suhtes, ma tahaks oma enda neid õigeid toite, mida ma teen, mis on mõnusalt rasvased. Mõnusad kastajad. Täiega, sa saad maitse elama, sa saad orgasmi konkreetselt oma suus. Mina ei saa ka süüa nende pärast. Kuigi tänane toit oli väga oli okei. Ja ma arvan, see hommikune tortilla, mis ma tegin, on ka okei. Või juba homset ära oodata. Kusjuures nagu portsud on ka nagu suured. Nii et jah. Aga me proovime, me vaatame, kuidas me muutume ja võtsime ennast käsile, sest no kui sa ise ei liiguta, ega siis ei hakkagi midagi juhtuma. Nii et jah. Aga sellega seoses me võtsime ka siis teemaks nii-öelda siis kehakaal, toitumine, jõusaali anxiety, mida paljudel esineb, ka minul isiklikult ja paljudel teistel veel. Ja räägime siis kõigest sellest, mis sellega kaasneb ja miks seda teekond üldse alustada. Ja või miks selle teekonna alustamine nii keeruline on. Vot. Aga muidu alustame siis võib-olla meie sellest. Lihtsalt, et
miks me varem ei alustanud, oli sellepärast vähemalt minul isiklikult, mul on jõusaali anxiety ja ma tunnen, kuidas, kui ma iga kord jõusaalis olen, siis inimesed vaatavad mind ja mul on ebamugav, sest ma tean, et ma olen algaja, ma ei tea, kas ma teen õigesti. That's okay, nagu see on üli okei, et sa ei oskagi ja sa ei teagi. Aga siin tulebki see, et miks on personaaltreenerid. Ma tean, et need võivad olla kallid, aga sa ei peagi kohe esimest võtma, kes sulle ette satub. Uuri lähedastelt, kirjutavad, ma ei tea, Facebooki või Instagrami, et sa otsi. Me tegime samamoodi, ma panin Instagrami postitused, kas keegi teab kedagi, kelles on rahakoti sõbralik selles suhtes, et nagu ei küsi ulme hinda. Ja aitaks nagu meid treenida. Personaaltreener muudab nii palju, sa näed seda tulemust palju kiiremini, sa ei karda mitte midagi teha seal konkreetselt. Ma isegi ei pannud tähele, kas teised inimesed vaatavad, mul on nii suva, sest mul on inimene seal kõrval, kes juhendab mind, ütleb mulle konkreetselt, mida ma tegema pean, kuidas sa tegema pead, nii palju parem. Ja ta nagu julgustab ka ja motiveerib. Nii, davai pushi veel, jõuad, no jõuad, tubli oled, vaata. Et see personaaltreener muudab nagu nii palju ja kui oluline on ikkagi ka see toitumine, et minul on hetkel praegu see, et me hakkame kõigepealt nagu kattima mult, et me hakkame asju ära, võtame siis kehakaalu mul madalamaks. Ma võin julgelt öelda, et ma olen 166 cm pikk ja kaalun hetkel 58-59 kilo, ma tahaksin saada 54 kilo. Nii-öelda ma siis kaalun 54, kuigi jah, ma tean, et hiljem, kui ma hakkan lihast peale kasvatama, mis on ka mu eesmärk, et ma ikkagi tahan tuharet kasvatada ja natukene ikkagi mingit lihast kasvatama ei taha olla nagu siuke, aga ma tahan olla nagu naiselik. Ilus, mitte kõik lõts, kui väristad põhimõtteliselt. Et jah, ja siis peale seda, kui ma olen veits alla võtnud, ma hakkan lihast paremini kasvatama, aga nagu kaaluma saan alla toitumisega. Et jah, vot. Aga jah, ma saan aru, miks inimestel tekib, ongi sellepärast, et tegelikult on see teadmatus. Mind alati hirmutavad need masinad, ma olen nagu, mis pidi ma siin olema pean ja kuidas see alla käib, kas ma olen õigesti. Sa ei peagi neid teadma, aga selleks on inimesed, kes teavad ja alati jätta meelde, ka nemad on olnud algajad. Ja ka nemad on olnud rabedad selles ja ei teadnud, mida teha. Ja see on okei, et sa ei oska. Ja see on okei, kui sind tullakse seal ka õpetama, aga sa võid alati öelda, et ma ei soovi seda või siis kuulad ära ja paned kõrva taha. Lihtsalt point on see, et kui me üksi käime tegemas ja me ei tea, kuidas teha, me võime nagu nii palju asju valesti teha. Näiteks ka, kui me eile käisime esimest korda nüüd jõusaalis üle pika aja koos treeneriga, siis eelnevalt aastaid tagasi käisin nagu üksinda või siis võtsin Lotta või tüdrukud kaasa. Aga mul oli ka lihtsalt videod TikTokist põhimõtteliselt, mida ma näinud olin ja nende järgi tegin, kuigi mul ei olnud normaalselt kava. Aga ma suutsin sealt mingi liigutuse nagu nii valesti endale selgeks õppida, et praegu mul eile oli nii raske seda liigutust õigesti teha, et ma pean nüüd välja nagu õppima selles või nagu enda kehast välja saama selle nagu liigutuse. Sest muidu ma ei suuda seda õigesti teha ja sellest ei ole kasu. Ja teed endale rohkem kahju. Jah, just. Nii et jah. Ja täna on nagu jalad mega haiged, ma olen kõndinud pool päeva nagu lollakas, trepist üles, trepist alla nagu pingviin. Ma käisin koolis ja just sel päeval läks lift katki ja siis ma pidin 4. jalutama. Nii et just nendel päevadel alati juhtuvad need. Yeah. Aga nagu ja selles suhtes, et see kindlasti see ei ole nagu üldse kerge ega mitte midagi. Minu jaoks on kõige raskem toitumine, sest näiteks täna mul ei ole üldse toiduisu olnud. Ma sõin hommikul ära oma 2 võileiba, minu jaoks on hommikusöök kõige keerulisem, sest mulle ei meeldi hommikus süüa. Nüüd ma pean sööma, ehk siis ma konkreetselt sõin hommikusööki, kus oli 2 võileiba ja need olid korralikult nagu valguallikad ka seal peal, juust, vorst, kõik asjad, avokaado on rasv nii-öelda, see peal. Ja siis ma nüüd olen õppinud kohvi jooma nagu mõrudat kohvi, selles osas ma ei pane enam suhkrut kohvi sisse. Või mul konkreetselt ongi must kohvi piimaga. No kuidas kommenteerid? Harjub ära, tegelikult harjub ära. Okei. Aga see suhkur on tegelikult nii hull asi, mida saad endale sinna sisse panna. Aga see nagu võtab fucking aega. Paremas seda. Jaa, aga mul oli ka nii. Mul läks ikka 3 niimoodi ikka seda. Mul on nagu täpselt niimoodi kallad seda, siis nagu tuleb suhkur välja. Mine pekki nagu. See oli ikka siuke vikat. Ma nüüd panen 1 lusika tavaliselt suhkrut. See supilusikas? Ei, teelusikas. Teelusikas pruuni suhkurt. Okay. Kui ma tööl joon kohvi. Seega. Nii et
jah, see lihtsalt harjumine võtab aega ja mis kõige hullem on see hetkel, et me oleme pidanud minema tava Coca-Cola pealt Coca Zerode peale, Red Bull on Zero, kõik joogid on Zero. ja sa oled mine pekki, vaata, et nagu see on harjumatu. Coca on fine veel, kui sa seda Coca-Cola Zerot külmalt jood, on ta kannatatav välja. kuigi jah, mul jääb alati pool alles, sest ma ei suuda seda ära juua väga niimoodi. Ta läheb soojaks. Aga vot Red Bulli ma ei ole suutnud veel juua. Ma just täna mõtlesin, et ma ostan. Et ma ei nagu, aga ma ei taha seda. Ja tõesti ei tarbigi võib-olla. Me veel oleme nagu nalja teinud, kes Coca-Cola Zerot ja siis ma, mis ma olen teeninud, ega siis ma vahest ütlen klientidele, sa päriselt jood seda asja või? See on nii rõve, nagu miks sa jood? Ja siis nad nüüd vaatavad sa seal leti taga. Kes sa nüüd joob? Nüüd jah. Aga see on raske jah, et sa pead teatutest asjadest loobuma või siis muutma neid. See ei tähenda alati loobumist. Ma tean, mulle meeldib ka alkoholi juua, ma ei hakka nagu salgama seda, ma olen noor inimene, ikka mulle meeldib käia väljas ja vahest juua. Ta samamoodi, et ütles, personaaltreener, ta ei keela meil juua vahepeal, aga seda peab olema mõistlikult ja ta ütles, üritage kokteilid välja jätta. Kokteilid on kõige rõvedamad suhkruallikad üldse, nad tõstavad kohutavalt palju kaalu. Jooge kas valget veini, kuiva või siis kanget, lihtsalt kokteile vältida pigem ja üritad lihtsalt kalaraasi sisse mahtuda, et sööd hommikusöögi lõuna kodus ära, lähed õhtul restorani, sööd seal mingi söögi ja võtad 2 pokaali veini ja that's it, rohkem ei olegi vaja võib-olla. Või siis lähed välja, tead, jood rohkem, okei, aga nagu sul on ka okei, kui sa vahepeal patustad ja nii ongi. Ja sa ei pea nagu piirama ja kõik nagu see üks päev ei tapa sind selles suhtes, see nüüd ei tee nii, et kui üks päev teed seda, siis kõik on kolinal tagasi, ei ole. Kui sa järjepidevalt edasi lähed, siis kõik on hästi. Nii et jah. Aga jah, mingeid asju sa pead muutma. Lihtsalt kui ma ei muuda seda, ma joon tava, ma ütlen, et ma ei taha Coca-Cola Zerot ja ma joon tavalist, siis ma teen ise enda lihtsalt väga palju kahju. Selles suhtes, et mu töö on raskem või nagu saada see tulemus kiirelt on väga palju keerulisem. Aga tegelikult on ka see, et kui palju me saame valesti teha asju, nagu mul vahepeal oli nagu enesekindlus ja kehakaaluga nii suur probleem, mõtlesin, et hakkan näljutama ennast ja ma lihtsalt ei söö. Ja ma arvasin, et see toimib. Kuid tegelikult ma sain aru, kui ma personaaltreeneri võtsin, siis ta ütles, et see on vastupidi kõige hullem, mida sa teha saad selle pärast, et kui sa ei söö normaalselt, keha hakkab talletama seda rasva, et sellest kinni hoida, kuna ta ei saa seda toitu, mida vaja ja ta ei lasegi sellest nii kergelt lahti ja sa ei võtagi tegelikult kaalus kergelt alla. Ja siis kõik need pusletükid nagu kuidagi nagu läksid kokku. Et sa saad tegelikult aru, et hoopis ma teen palju rohkem kahju endale, ehk siis personaaltreenerid on põhjustega. Nad aitavad teid nii palju rohkem ja nad on päriselt, meil on väga tore personaaltreener. Ja. Et kui meil ongi küsimus, et ta isegi mingi kell 11 õhtul vastab ja nagu ma olin paanikasse minemas, sest me ei saanud sellest äpist aru, muidu me peame ühte MyFitnessPalli kasutama, kus sa pead sisestama kõik enda toiduteadsid. See kaalumine on raske alguses, ei saa mitte midagi aru, mida sa tegema pead ja mis sa täna sööd ja mis homme sööd ja see meal preppimine, nii-öelda toitude ette tegemine on tüütu, ma ei ütle, et see on meeldiv. Aga samas jällegi ma mõtlen, et mul on tegelikult homse söögiasjad olemas, et ma täna tegin valmis, homme saan süüa ja ma ei pea süüa tegema. Ja, mis on tegelikult nagu väga hästi. Ja. Näiteks tavaliselt, kui ma töölt käisin, siis ma ju, ja kui ma ei teinud meal preppimist, mingi õhtu tulin koju, mõtlesin, mis ma söön. Ja võib-olla oligi kell 1 öösel, tuli ennast toit. Jah, ja nii oligi. Vot, Bella räägi sina ka enda toitamisest. No mina olen see teine pool siis, mida Jonne mõtles, et ta teeb. Mina lihtsalt ei söö. Ja no mul on üleüldse mitte see, et ma ei tahaks või kui ma tahaks ennast näljutada sellepärast, et ma arvan, et ma ei tea, mul on paks või miskit. Ei, mul ei ole isu, mul ei maitse toit, ma ei näe sellel pointi, miks ma seda sööma peaks. Ja ma unustan ära selle üldse päeva jooksul, et ma pean üldse toituma. Ehk siis jah, kui ma tööl praegu käin, see on lihtsam, sest et lõunasöök, kõik lähevad lõunat sööma. Ehk siis see on nagu see, et sa ju lähed sinna kohale, sa sööd selle lõuna ära, sest kõik teised söövad. Aga kui sa tuled mulle hommikul ütlema, pean hommikusööki sööma, siis nagu söö ise seda hommikusööki. Et minu jaoks hommikusöök võib-olla oli see, et ma läksin poest läbi, võtsin ühe joogijogurti ja jõin selle ära ja see oli kõik.
ja järgmine oli siis kell 12 söömine ja pärast seda mina rohkem ei söönud päeva jooksul. Sest et ma läksin koju, aga miks ma pean kodus sööma, seal ju ei söö keegi. Miks ma pean sööma seda siis? Minu jaoks oligi nagu see, et lõuna on veel loogiline, kõik lähevad, eks ju, kööki koos ja siis sööd lõunat koos. Aga kui ma lähen koju, siis miks ma seda sööma peaks? Pluss mul ei olnud kodus seda toitu, mida ma tahtsin, siis ma ei söönudki lihtsalt. Ja lihtne see oligi. Ja niimoodi ongi, mõni päev ma söön rohkem, mõni päev ma ei söö mitte midagi. Mõni päev mul läheb lihtsalt meelest ära, et söömine on ka olemas või. Mõni päev mul on jälle jõhkrad isud, aga ma langetan kogu aeg kaalu. Mina olen nüüd poole aastaga võtnud 7 kilo alla. Eelnevalt ma kaalusin 63 kilo, nüüd ma kaalun 55 kilo. Ja see on puhtalt stressist. Ma ei tee trenni, mu liigutamine on täpselt nii palju, et ma lähen tööle hommikul ja tulen töölt ära. Mu töö on istuv. Ma söön magusat samal ajal, kui ma tööd teen. Ehk siis nagu selle põhjal ütleks, et ma peaks rohkem juurde võtma kui alla. No praegu võib lihtsalt olla see, et stress töötab sinu puhul niimoodi, et sa võtad alla, aga üks hetk käib see klõps ära, kus see hakkab vastupidiselt, sulle töötab seda samamoodi oli ka minul alguses, kui mul oli mega stressirohke periood, depressioon, värki-särki, võtsin ma kolinal alla ka mingi 5-6 kilo võtsin alla ja siis mingi hetk hakkas see vastupidiselt töötama ja hakkad juurde võtma konkreetselt. Aga nagu ongi see, et mu kaal langeb väga kiiresti, mis on minu jaoks väga hirmutav. No muidugi mul on üks ravim ka, mis nii-öelda võib seda põhjustada, et mu kaal kiiremini langeb hetkel, kuna see kaotab isu. Et selles suhtes sellega ma nagu ka tegelen, kas seda ravimit jätta või mitte hetkel. Et isu võiks nagu alles olla. No ta on mõistlikum, lihtsalt selles suhtes sa näed ise parem välja, kui sul tegelikult ikkagi sa sööd ja toit on normaalselt. Bella perse on läinud, tissid on läinud põhimõtteliselt. Ma olen sõna otseses mõttes nagu mingi kondikubu ainult alles. Kui ma ennem vihkasin oma keha, siis ma võin öelda, ma vihkan nüüd seda veel rohkem. Et mitte midagi selga ei saa panna. Kõik riided on mulle suured. Mitte miski ei sobi mulle selga. Jah, pluusa ma saan kanda, aga nad ei sobi mulle selga. Ma ei taha neid selga panna. Pükse mul pole. Isegi mu kõige väiksemad püksid, mis mul kapis üldse on, need on mulle ka suured juba. Ehk siis nagu ma ei taha hommikul tööle minna, sest et ma ei saa panna riidesse nii, nagu ma tahan. Ma ei taha kuhugi välja minna, sest et ma ei saa midagi selga panna. Mul ei ole mitte midagi selga panna. Ehk siis jah, ütleme nii, et mõtlete küll, et on tore, tahaks lihtsalt kaalu langetada, issand kui lahe. Ma tahaks ka, et mul lihtsalt kaal kukub, ei, sa ei taha. Kui sa selle saad, sa ei taha seda. Nagu ma unistan, et ma oleks tagasi oma normaalkaalus ja ma saaks lihtsalt oma riideid kanda ja päriselt ennast hästi tunda enda kehas, sest seda ma seda praegu ei tee. Ma nõustun, ma olen olnud selles samas olukorras, kus sa oled konkreetselt nagu post, sa võid posti taha peitu minna ja sa nagu, sa ei paista välja sealt. Siis on riideid väga-väga raske leida endale selga või nagu selles suhtes need riided, mis sul on, need ei istu enam ilusti. Püksid on koledad, suured kotitavad konkreetselt seljas. Ja perset pole, tisse pole, mitte midagi. Siis enesekindlus on... Läheb täiesti läinud. Ma ei saa öelda, et mul on praegu enesekindlus parem, kui ma olen nagu paksemaks läinud. Samamoodi püksid ei istu ju ilusti jalas, kõik nagu punnitab koledalt. Kuradi taskukohad nagu veits lähevad nagu kisuvad laiali nagu. Aga ma tean, kui ebameeldiv on olla ka väga-väga peenike. Nagu see ideaalkaalus olemine on tegelikult kõige parem. Ma tean, et me ka sellel hetkel ei ole kunagi rahul, oleme ikka natuke paks või liiga peenike. Aga tegelikult on ta ikkagi parem kui see, et sa oled nagu oledki läinud kas paksemaks või liiga peenikeseks. See keskel olemine on okei, ma tean, et me ei leia ka siis endale seda ideaalsust või me ei ole ikka rahul. Aga see on ikka parem kui see maksimum ja miinimum nii-öelda. Või seal äärmustes olemine nii-öelda. Et selles suhtes jah.
ja see enda tervisele on ka nagu parem ju. jah, ega see jah, see, et me teeme seda, ei ole ju ainult sellepärast, et tahaks peenikeseks saada või ilusaks saada. See on ju tegelikult ka selle jaoks, et meie tervis oleks korras. Kui su tervis on korras, on su vaimne tervis korras, sa oled mentaalselt õiges kohas, sa ei jää nii kergelt haigeks, uni on parem, kõik asjad. Et see ei ole lihtsalt see, et me nüüd võtame alla ja siis on elu ilus. jah, et see ei ole see selles suhtes kindlasti. Et jah, aga no sinna läheb väga palju tööd ja see on väsitav ja raske. Ma olen jumala väsinud, sest ma pean mõtlema kohe, mis ma järgmiseks päevaks teen ja see kaalumine on tüütu. Köök näeb välja nagu seapesa vahest. Aga ma usun, et see on seda väärt. Ma näiteks treener ütles 6 aja pärast äkki juba peaks nägema mingit õrna tulemust. Ma meeldis, kuidas ta ütles, et sa oled kuskil mingi lihas piilumas. Lihas hakkab piiluma, sa oled nagu nii aga. Et jah, me panustame sellele, kuigi me oleme 2 päeva alles ära teinud ja ma olen jumala läbi omadega. Kuigi ma usun sellesse ka, et alguses see kaalumine võtabki nagu nii palju energiat. Põhimõtteliselt see 2 nädalat on väsitab peal, seda läheb lihtsamaks. Jah, ma usun ka sellesse. Jah, vot. Aga selles suhtes on jah keeruline, kui sul endal lihtsalt pole isu. Ma tean, mul on ka ravimid olnud, mis tekitasid mulle seda tunnet, et ma ei taha süüa. Aga siis ikkagi saad aru, et okei, ma pean midagi sööma, isegi kui ma ei taha, siis ma ei saa lihtsalt ka ravimeid edasi võtta, kui ma ei söö, sest sa ei tohi võtta ravimid tegelikult väga tihti tühja kõhu peale. No mul on just nagu ravimid, mida pigem võtta tühja kõhu peale. No osad on siuksed. Seega seda enam mul ei ole nagu seda, et ma pean sööma, sest ma pean ravimit võtma. Ma olen nagu kurgust alla ja lõks lähme edasi ja see on esimesed 2 päeva ilma söömata fine elad üle, kui 3. päeva hakkab juba paha. Pea hakkab ringi käima ja nõrkus ja igal pisem tuleil teeb sind haigeks ja ei, nõrgana ma tunnen ennast igapäevaselt. Seda ma tean, aga see ongi see, et mida nõrgemaks ma jään, seda raskem mul on süüa. Seda vähem mul on isu. Sest kui ma olen siuga juba, siis mul ei lähe mitte midagi kurgust alla, siis on võimatu lihtsalt. No oligi, ma tegelikult ju nüüd olin eriti, ma olin haige ka veel nädal aega, kus oli veel raskem süüa, sest sa oled haige. Ja pärast seda mul oligi niimoodi, et paar päeva oli siuke tunne, et jalad ei vea, mõistus ammu ilma mitte. Seega, täiesti niimoodi, et mitte midagi kurgust alla ei lähe, mitte midagi näha ei taha, inimesi kuulda, näha, mitte midagi, et täiesti mingi 5. maailmas elad samal ajal. Jah, eks ta nii ole. Et selles suhtes, et mina proovin ennem saada oma söömise korda ja siis hakkame mõtlema mu ideaalkaalu peale. Ei aus, ennem kõigepealt ürita oma söömine korda teha selles suhtes, et kas või, et sa toituksid regulaarselt. Et hommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök. Ja siis hakka vaatama, mida sa täpsemalt sööd. Et lihtsalt ürita nagu süüa 3 toidu korda päevas. Ürita teha, et need oleksid normaalsed toidud selles suhtes, mitte et hommikuks puldaki nuudleid, lõunaks krõpsu, õhtuks kommi. Mitte see vaata. Ja siis vahepeal on väike selline purksmäekest või frikad või. Et jah. Kõlab nagu minu ideaal. Ei tegelikult, mul oli vahepeal siin paar päeva oli niimoodi, et kõik mu lemmikasjad, mida ma muidu veel mõtleks, et tavaliselt ma tahan, siis ma ei tahtnud neid. Ongi puldaki nuudleid. Tekkis sama selle peale. Kõik rämpstoid. Ärge isegi tulge mulle lähedale nendega sushit. Nagu kõige peale tekkis oksarefleks lihtsalt. Ja alati, kui mul on siuke tunne, et ma ei taha mitte midagi süüa või näiteks on tekkinud mingi kõhuviirus või midagi, see on ka alati raske süüa, siis arbuus on üks asi, mida võin kogu aeg süüa, sest on lihtsalt vedelik konkreetselt. Ja magus. Mul ongi kas arbuus või siis mingi puljong või midagi siukest ma võin süüa. Ma mäletan ühte asja, alati kui mul olid päevavalud, see ainuke asi, mida ma suutsin süüa, oli keedukartulvõiga. Konkreetselt keedukartulvõiga, mitte midagi rohkem muud ma ei suutnud süüa, kui oli ainult see. Ma ei tea miks, aga nii oli. Aga vähemalt kartul võttis kõhtu ju. Ja absoluutselt nii, et ei saa kurta. Vot. Aga lähme siis kirjade juurde. Igatahes. Tšau! Minu suurim teema on kaal ja kõik sellega seonduv.
olen terve elu olnud pigem suur tüdruk ja kuigi olen proovinud 10 dieete, läheb kõik ikka samamoodi. Alguses on motivatsioon kõrge, kaal langeb veidi, aga paari kuu pärast olen tagasi alguses või isegi raskem. See on tekitanud minust tohutut frustratsiooni just. Ja süütunnet. Mul on tunne, et mu elu käibki ainult söögi ümber. Mida tohin, mida ei tohi, kas sõin liiga palju, miks ma ei suuda end kontrollida. See pidev enese piitsutamine väsitab. Samas tahaksin ma tunda end oma kehas hästi, aga iga kord, kui mõtlen jõusaali peale, lööb sisse ärevus. Kujutan ette, kuidas kõik vaatavad mind ja mõtlevad, et mida see paksuke siin üldse teeb. See on nii halvav tunne, et tihti loobun juba enne, kui jõuan trenni uksest sisse astuda. Kuidas saab üldse sellest tundest, et ma ei kuulu sinna lahti? Ja kuidas lõpetada see lõputu dieeditamine ja alustada päriselt tervislikumat eluviisi? Ma tahaksin lihtsalt rahu oma kehaga. Mina arvan seda, et see dieeditamine ei olegi õige, lihtsalt tuleb toituma hakati kuidas ma ütlen, normaalselt. Dieet on ikkagi see, et sa sööd kas vähem või sööd ainult mingeid kindlaid asju põhimõtteliselt, nagu ongi mingid arbuusiteedid, tatrateedid või siis ma ei tea, mis teed. Teete on igasuguseid. Aga ongi see, et sul on vaja lihtsalt inimest, kes ütlebki sulle, et sa pead nii palju kaloraaži saama päevas, pead kokku saama selle hoiahetkel, kas sa oled defitsiidis või mitte nii-öelda. Minul on hetkel kaloraaži defitsiit, ehk ma siis olen praegu, mu kaloraaž on madalam, kui ta peaks olema hetkel põhimõtteliselt, mida ma päevas peaksin saama. Ja see jõusaali tunne, sa ütled, et sa oled paksuke. Ma arvan, et enamus inimesed pigem vaatavad sind imetlusega seal ja on, et sa oled tubli, et sa teed seda. Sest nad näevad, et sa tahad muutuda. Jõusaali lähevad väga palju inimesed, sest neil on soov muutuda ja olla parem. Mitte sellepärast, ma niisama lähen. Okei, mõni võib-olla, kes käibki seal juba aastaid, läheb sinna lihtsalt, sest see on tema väljaelamiskoht. Ja kasulik ka ju. Aga ikkagi selles suhtes ma tean, et seal on neid inimesi palju, kes on ikka lihastes ja oskavad ja ilusad naised, kes on ennast treeninud. Aga nad samamoodi ennast ilusaks treeninud. Väga palju tööd. Ja nad pigem arvan ikka vaatavad siin imetlusega, et sa oled ennast käsile võtnud ja teed midagi. Aga jah, ma ütlen kohe, minu arust see hirm kaob koheselt ära, kui sa võtad endale personaaltreeneri. Ta kaotab selle hirmu automaatselt ära. Ma ei tulnud eile mitte korda ka jõusaalis olles, mul on hirm olla seal. Kus see on teha? Või ma ei tea, kas ma julgen siin masina peal olla või appi keegi vaatab. Mul oli nagu nii pohhui konkreetselt. Mul oli inimene seal spetsiaalselt kõrval, kes aitabki mind. Et ma saaksin normaalseks ilusaks ennast treenida siis. Ja ta teab, mida teha tuleb ja kuidas on õige teha. Ehk siis see on väga oluline. Te ei peagi minema ise sinna pusima. Ma tean, et rahakotile on see vahest raskem, aga see on asi, mis on väärt seda. Selles suhtes. Ja ükskord paned natuke rohkem raha. Väike hääle, sorry, krakk oli. Kui see, et sa käid mingi ise ja pusid mitu korda ja siis sa lähed tagasi jalgkaalu ja siis proovid uuesti ja ja nagu ta ise ütles ka vaata seal, et seda ei tohi süüa ja toda ei tohi süüa, onju. Aga samas, kui sa keeladki endal kõike süüa või piirad, vaata, siis sul tekibki suurem isu selle asja järgi. Sest et ühes episoodis vaata nende sõltuvudest rääkisime ette, et mul on magusa sõltuvused. Ja siis, kui see personaaltreener vaata ütles, et ta sööb ka küpsist vahepeal ja kommi, onju, aga see lihtsalt peab mahtuma sinna päevasesse sinna. Ja siis ma olen ma võin ka siis ju kommi natuke süüa, vaata. Ja tegelikult ongi, see peab su päeva kaloraaži mahtuma, et võibolla sa siis lõunasöögist võtad vähemaks natuke mingit kaloraaži, ei tee nii suurt portsu endale ja mahutad selle ühe šokolaadi sinna sisse või 2 või ma ei tea, 2 küpsist või mida iganes. See lihtsalt peab sinna sisse mahtuma nii-öelda. Aga ideaal oleks, et kui sa üle ei lähe oma kaloraažist ja ka alla ei jää, eks. Et selles suhtes ta ütles ka, et teate noored inimesed ilmselgelt ei saagi kõik oma elust välja kattida ja olla ma ei tee seda, elu tuleb ju nautida ka. Ehk siis ongi see, et tegelikult kõiki asju saab teha nii, et sa ei tee endale liiga ja ei keela enda elus asju, mida sa armastad. Lihtsalt seda tuleb teha mõõdukas koguses ja õppida seda sööma niimoodi, et see ei tee sulle liiga. Ja ongi tõesti see, et kui sa hakkad keelama ennast söögiga, et ma ei söö nüüd seda ja täna ei söö seda ja
ma ei söönud mitte ühtegi kommi, mis isutab sind veel rohkem, kui see tavaliselt isutab. ja sa lihtsalt murdud ja üks hetk ja õgidki, sest sa ei ole, ma ei tea, paar päeva võib-olla söönud või ma ei tea. Et noh, tegelikult me saame nii palju ise hullemaks teha seda, kuigi tegelikult võtta endale päriselt professionaal, kes sind aidata saab. või kui sul ongi need isud, siis annad talle teada ja ta enda teed-talgiga räägib ja ütlebki, siis ma ei tea, ütlebki, et ma ei tea, võta siis kas või ja komm, et sellest rohkem trenni näitab ja ma ei tea iganes. või mingid kokkulepped, et võtad ühe kommi, vaata, aga siis on nii. Et jah. Vot järgne. Tahtsin jagada oma lugu, sest ehk keegi tunneb end samamoodi. Minu probleem pole niivõrd liigne kaal, vaid pigem suhe toiduga. Ma söön emotsiooni peale. Kui on halb päev, lähen kohe külmkapi kallale. Kui on hea päev, siis premeerin end samuti söögiga. Nii ongi toidust saanud mu peamine viis emotsioonide reguleerija. Kõige hullem on see, et ma tean, mida peaks tegema. Sööma rohkem köögivilju, vähem magusat, liikuma regulaarselt, aga reaalsuses jääb kõik vaid plaaniks. Mul tekib kohutav süütunne iga kord, kui jälle libastun. See süütunne omakorda tekitab ärevust ja siis ma söön veel rohkem. See on nagu lõputu ring. Jõusaali mõte tekitab minus samuti stressi. Käisin mõned korrad, aga tundsin end nii kohmakad ja oskamatult. Kõik teised tundusid teadvat täpselt, mida nad teevad, samal ajal kui mina pusin antlitega ja kartsin, et keegi märkab mu ebakindlust. Pärast seda ei ole enam julgenud tagasi minna. Tahaksin leida viisi, kuidas trenni ja toitumist võtta loomulikumalt, mitte nii suure survega. Kuidas teised saavad selle kliki ära teha, et nad käivad trennis rõõmuga ja toit on lihtsalt toit, mitte pidev võitlus. Ongi väga lihtne. Esiteks see, söö rohkem köögivilju ja puuvilju, siis tegelikult ei ole see. Kusjuures väga paljud need ütlevad, et sööge vähem köögivilju ja puuvilju, sest need on ju süsivesikud kinda. Ja mingid sisaldavad rasva, näiteks avokaado sisaldab väga palju rasva. Tundub nagu roheline tervislik. Roheline värv on ju tervislik, tegelikult ei ole nii. Et ja näiteks tomatkurk ei anna mitte midagi sulle. Aga sa ei saa kogu aeg tomatit ja kurki sees, sest sa ei saa sealt teisi aineid, mis vaja on. Ja proteiin, vaata lihastel. On kõige selles suhtes tegelikult nagu proteiin, valk ja mis ta veel ütles on oluline. Olid süsivesikud nii-öelda riis ja tatar, kus need käivad süsivesikut alla või? Vist küll, jah. Vist midagi, et nagu siuksed asjad. Et nad on olulised, aga sa ei pea olema, et kui ma söön ainult rohelist põhimõtteliselt, siis ma olen tervislik. Tegelikult ei ole nii. See ei käi nii. Ma küsisin täna Jonne käest, et kui ma rohelist kummikommi söön. Et kas siis ma lähen ka sinna dieedi alla. See oli see, mida ma mõtlen, et kui keegi ütleb, et roheline on tervislik. Okei, ma ostan neid konnakummikomme pakki siis. Ja, rohelist kummikommid. Nii, tšau. Minu mure on see, et ma ei leia õiget tasakaalu. Kui proovin olla tervislik, siis lähen liiga äärmuslikuks. Keelan endale kõik maiustused ja söön ainult kana ja riisi. Tundub nagu meie olukord. Aga siis plahvatin ja söön nädalavahetusel kõike, mis ette juhtub. Lisaks ei oska me jõusaalis alustada. Kõik ütlevad tee kava, aga kus ma seda saan? Kas pean kohe treeneri palkama? Ja kuidas saada üle sellest tundest, et ma olen seal ainuke algaja? Juba ütlen kohe ära, sa ei ole kunagi seal ainuke algaja. Seal võib neid nii palju veel olla, aga sa lihtsalt ei pane tähele. Sa paned alati tähele neid, kes oskavad üle Eesti teha. Jah. Ja siis tahaksin praktilisi nippe. Kuidas mitte libiseda kõik või mitte midagi mõtteviisi? Kuidas jõusaalis esimene kord ellu jääda? Ja kas üldse on võimalik tervislikult toituda ilma, et sa võtaks kogu mu vaba aja ja rahakoti? Ma ütlen niimoodi, alguses ongi raske ja see võtab alguses rohkem aega. Väga palju aega võtab sealt, aga ilmselt see läheb ajaga lihtsalt. Ma ei saa kindlalt väita seda, sest ma ei ole ise jõudnud sinna veel, aga ma usun sellesse, et see läheb lihtsamaks, sest sa harjud selle mustriga täpselt samamoodi, nagu sa oled harjunud elama ja kommi õgima ja kõike, mida iganes või ma ei... Oled harjunud hommikul potil käima, harjud ära sa ka sellega. See on lihtsalt alguses raske ja nõuab su aega. Aga kus sina tead, mina hommikul potil käima? No sina on vana sittur, käid igal pool. Mina ei ole sittur. Et selles suhtes nagu algus ongi raske. Väga raske. Ma ütlen ausalt ära, ma ei hakka valetama siin. Nii
paned toidu kaalule ja kõik on imeline. ja võta lihtsalt kätte ja kõik. Ma tundsin kõigest, et ma kägistan Evalot ära ja ma hakkan nutma. See oli kõigepealt mu esimene reaktsioon üleüldse selles. Ma juba mõtlesin, kuidas ma ta ära tapan. Et aru ei saa, mida ta tegema peab. Ma ei saanud aru. Aga ma lootsin tema peale, sest tema sai koolis rohkem asjadest aru kui mina. ja vaata, ma mõtlesin, et ma tegelikult olen loll, nii et mul lihtsalt see Mata raamatu, vaata see, et valem on ju, teed selle järgi värki, vaata. Nii et jah, ütleme niimoodi, siis algus on keeruline, väga keeruline. Aga see on tehtav. Ja siis see, et mis ta ütles, et juuksis, ma tuli meelde, et tegelikult on mingid rühmatreeningud ka, vaata. Jaa, võid ju rühmatreeningutesse ka minna, kuigi mul on rühmatreeningutega see, et ma tunnen ennast seal ka nagu imelikult. ma ei tea, kuidas need on nii ägedad. Need on ägedad, aga Emsiga ma käisin seal. sa pead enda õige rühmatreeningu ilma kõik ei sobigi. jah. Aga näiteks ma mäletan, me käisime postitantsu rühmatreeningus, ma mõtlesin, ma suren ära sinna ja ma lähen mitte kunagi sinna. oo jah. Ja lihtsalt võib-olla see ei olegi mulle. aga samas on nii palju erinevaid, vaata, et peabki. Meil nende pulkadega tantsida. Sumba või? Ei ole vist päris sumba. Igatahes ära karda proovida ja ma endiselt ma rõhutan seda, et personaaltreener võtab selle hirmu ära, sest tema õpetabki sind, kuidas midagi tegema. jah. Et ja lihtsalt ongi, et vahepeal on okei libiseda. That's okei. Nädalas võibki olla see üks patupäev, kus sa ei söö kõike nii, nagu vaja süüa on. Aga ülejäänud päevad sa võiks hästi teha. Nagu mõtesta endale see mõtteviis, et 6 päeva nädalas ma toitun hästi ja seal 1 päeva ma võtan endale sellise, nagu ma tahan. Ja see tegelikult on okei. jah, ja see on lihtsam seal. Inimene päeva lõpuks ja libiseda on vahest okei. Lihtsalt ürita mõelda, et sa teed seda enda jaoks. Ja kõike, mida sa sööd sisse endale, mis ei ole hea, töötab sinu vastu. Vot. Ja ongi täpselt samamoodi, kui see treener määrab sulle kaloraaži, sa saad ise vaadata, mis sinna kaloraaži sisse sul mahub. Et kui sa näiteks õhtusöögist tõmbad veits madalamaks, et see 1 kuradi komm sinna ära mahutada või 2 kommi ja see on võimalik, siis sa saad seda süüa. Kui sa oled kaloraaži juba täis söönud, siis ei saa. Siis ei ole mõistlik seda süüa. Esimene kord ellu jääda, jäädki ellu, kui sa lähed siin inimesega, kes oskab midagi teha või kas või mine sinna sõbrannaga, võib-olla kes oskab ja kes ei nõua sult raha. jah. Vot. Et siis on siin veel üks kiri, viimane siis. Tšau! Mul on probleem, ma olen nagu koer, kes tunneb kilomeetri kauguselt ära, kui keegi avab šokolaaditahvli. Olen nagu see, olgu see tööl, kodus või isegi naabri juures, ma olen kohal. See siin. Dieeti pean tavaliselt täpselt nii kaua, kuni kolleeg tuleb laua taha kommikaosiga. Siis mu mõistus ütleb ära võtta, aga käsin juba minust alati kiirem või juba kohal. Trenni olen ka proovinud, tegin kord kükke, aga järgmise päeval ei saanud trepist alla. Pidin tööle minema tagurpidi nagu mingis komöödias. Sellest hetkest peale olen kükke vältinud. Ootan teie soovitusi, aga kui need ei toimi, siis ma vähemalt loodan, et naeran koos teiega oma hädade üle. Ja sellega ma nõustun, kui kükke teed, siis trepist on suht võimatu üles saada või alla. Minust alla saamine veel lihtsalt. Tuli nagu invalid alla. Konkreetselt mul võttis 2 minutit aega, et saada, 5 minutit võttis aega, et saada 4. korruselt alla. Konkreetselt. Ja siis tuleb meelde, et midagi jäi sinna üles ja siis hakkad mõtlema, kas seda asja on vaja sealt ülevalt ikka. Ei, seda asja ei ole vaja. Või mitte. Pigem ei ole vaja nagu. Ennem veel oli. See oli nii väga kiri. No jah. Loota. Ja see kommikausi see on tõesti, ma tean, nagu mul on pigem nagu, mul kommidega ei ole, aga Lotal on küll kommi probleem. Mul on pigem nagu Red Bull lihtsalt nagu ma kuulen, ma lihtsalt kuulen, ja keegi teeb selle plõks või ma kuulen, kuidas see Red Bull sosistab mind. Joone, ma olen siin, külm ja ahvatlevad ja vait, palun. See on see, kui tehakse lahti, vaata siis need kõrvad nagu loomadel, vaata lähevad kikki. Oota, kus? Ja nii on. Aga see on tehtav, kõik on tehtav. Ma ei tea, iga kord, kui ma mõtlen, et okei, täna ma ei osta Red Bulli, kui ma nüüd tööle lähen. Siis ma näen kellegi laua peal Red Bulli, siis ma nagu, äkki võiks ikka Red Bulli osta. Ja tegelikult siis on see mõte, vaata, et kui ta joob, vaata, siis ta ei pea üksinda jooma, vaata, et ma joon koos temaga.
muidu ta tunneb üksi end halvasti, vaata, et jah, just nii. et seega nagu ei tule hästi see välja, noh. No kui ma seda Red Bulli joon, siis äkki mul töökaaslane tahab ka lonksu, vaata, et noh, tal ka energiat vaja, hommik raske ja väsitav ja noh, hommikul võtab aega, et seda energia koguda ja saada, siis ma pean ikkagi seda Red Bulli ostma, et nagu tal on ka energiat vaja. ja siis tegelikult sa üksinda tervet seda ei joonudki ära ju. jah, sest ta ühe lonksu võttis mu Red Bullist. jah. ja aga siis mul oleks teist veel vaja, sest mul jäi väheks, see üks lonks jäi täpselt puudu. ja siis ma nagu okei, fine, ma lähen võtan kohvi, siis ta läheb sämme. Jaa. Aga ma tunnen, et kui ma isegi kohvi võtan, siis see kohvi ei kaota mult ära Red Bulli isu. ta on kuidagi teistsugune. Sa võid proovida leida neid asendusviise, aga see ei kaota seda isu ära, aga lihtsalt see algusprotsess ongi raske. Ma mäletan, kui ma kunagi ammu käisin missivõistlustel, mitte nüüd viimastel, vaid kõige esimestel, siis ma mäletan, võtsin endale selle katsumuse, et ma ei joo 6 aega Red Bulli. midagi sellist oli. Ma sain sellega hakkama, aga nagu ongi esimesed 2 nädalat on nii keerulised, et sa ei saa lihtsalt, sa oled nagu oh my god. Ma mäletan, vist ühe lubasin endale, 1 korra ma libastusin ja peale seda ma rohkem ei libastunud, aga siis läks kergemaks ja läkski kergemaks konkreetselt nagu peale seda isegi mäletan, kui missivõistlus sai läbi, ma isegi peale seda ei joonud väga palju enam. ja siis ta mingi hetk tuli tagasi. Tuli tagasi, jah. Nii kui elu läks raskemaks kohe. Red Bull. Ja see muster tuleb kohe sulle konkreetselt tagasi, aga kui sa seda teed pikemat aega, siis ta lihtsalt jääb külge ja sa oledki iga päev Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull. Ja teistel inimestel teised asjad, ma ei tea, mul on lihtsalt Red Bull. mul ka. Et jah, no vot, me teame. Aga lihtsalt ma lihtsalt tunnen, kus ta kutsub mu nime kogu aeg, siis ma olen nagu, jää vait, palun. öösega magades. Ta nagu räägib minuga. mul on esimene asi hommikul ärkas, tahaks rääkida. Külm Red Bull praegu, aga mul niimoodi suu kuivab, ma lihtsalt kööks küll ja ma oleks nagu mu elu on nii hea. samas kui me 3 peale, vaata. Ei, ära tee. Ei tohi. Ma tean, aga ei tohi. Bella sünnipäeval ma luban endale 1 tavalise Red Bulli. see on minu sünnipäeval. Siis ma võin ka. Siis ma patustan sel päeval. Aga vot, aga tõmbame nüüd kokku selle. Meil ei ole vist rohkem midagi rääkida. jah, nüüd tahaks Red Bulli. jah, niimoodi misu peale. Aga me ei joo seda, ma lähen joon kodus mullivett. See on Küll ka. ma panen jääd sisse ja see on ka hea. veits sidrunit. Vot, igatahes aitäh teile. Meie 10. episood on nüüd purgis. Nüüd tegelikult on see 20. juba, kui võtta eelmist hooaega sisse ja teine hooaeg on nüüd purgis samamoodi. Et me nüüd lähme pausile mõneks ajaks. Me ei tea, kui kauaks, eks me näe, aga me tahaks olla tagasi nii, et me suudaksime teile iga nädalaselt postitada 1 video. Aga see nõuab meilt veits tööd ja pingutust. Aga hetkel me ei tea, millal see tuleb. Me natukene üritame siin oma eludega kurssi saada ja joonde saada, kuida mida. Nii et jah, vot. Aga nii kaua saate kuulata meie eelnevaid episoode, mis on väga põnevad. Ja minge kuulake ja andke meil ikka tagasiside, nendele me ikka vastame, nii et jah, vot. Aga igatahes muusikallid ja me saime hakkama taaskord. Oota, see teeme uuesti. 1, 2 ja 3! oota, 3. kord, nüüd või? 1, 2 ja 3. Okei, peaaegu. Igatahes, shoot you free. Kallid olete. Tšau! Tšau!